no nii, tuleb Xi'ani nimelise linna esimene sissekanne. Linnas on rohkem inimesi kui Pekingis, et rahvast nagu igal pool pungil. No mul teiegi rongijaamas oli tungimist päris palju rongijaama kohta, aga ka muu linn on siuke suht inimesi täis. Majad on siuksed räämas katsakadega, aga ja sellest ei ole hullu. Et igal pool on söögikohad ja õmbluskohad ja muud töökojad, väiksed. Ja lähel on mingi oma nišš. Kõnnin praegu rongijaamast jalgsi hostelisse. Ma isegi ei tea, kui palju see distantsilt on. Aga ütleme kuskil 3-4 kilti. Et soovitate bussiga tulla, aga ma vaatasin, et see jalutuskäik ei ole nii pikk, et ma võtan selle jalutuskäiga ette, vaatan, mis see kohalik linn siis välja näeb. Muidu see metrooga kogu aeg ei näegi, mis toimub. Skuutrid on päris palju, samamoodi nagu Pekingis. Muidu on nagu linn ikka, vahepeal on mingid paneelmajad, mingid 20-kordsed korterimajad. Vahepeal on mingid siuksed suurem mingid asutused. Otak. Nii, kohe hakkame ületama oma esimest suurt teed. Juba tehti pilti must. Samamoodi nagu Pekingis. Tuleks salaja. Mitte väga salaja, aga kuidagi üritatakse salaja teha, aga hästi tule välja. Teeks pilti. Nii, ma siin keset 8-realist ristmikku. Kohe jõuan üle. Jah. Nii seda otsa ikka ma võiks. Pilt on lahe. Mingi kõndil mees näitab, et liigu liiru. Ja mingi tekst on ka all, et ma ei tea, mis liikub, kas peab liikuma või seisma või ma ei tea küll. Aga jõudsime üle tee. Siin vasakul on Bank of China. Paremal on natukene uhkemad. Mitte uhkemad, aga mingi viisakamad majad. All on jällegi kaupusi täis. Igal ajal oma värvidega logo. Hiinakeelsed tähed. Vasakul pool ka mingid majad. Aga jah, siin on elektrikul on päris palju tööd. Seda näeb nagu igal pool. Siin näeb hullemaks on. Siin on isegi puid ära kasutatud elektriline liin tasemel. Ma viitsi filmida seda, aga jah, elektrisüsteem on siin normaalne, normaalne selles nagu, et väga kirju. See puu on küll päris äge. Jah, lihtsalt oli see, et siin samamoodi on nagu puid, mis elektriliinile toetamiseks. Seda oli Pekingis näha, aga mitte nii palju kui siin. Siin on nagu, ma arvan, 4 korda rohkem kui Pekingis oli neid elektriliine. Aga vot, siin on mingi pool tundi veel kõndimist ja siis jõuame hostelisse. Toi. Nii. Paar vaherepliiki veel. Punkt üks see, et mis ma Pekingis ka nägin, aga millest ma nagu ei suutnud midagi eraldada, on see, et inimesed koorivad õunasid. Aga mõtlesin, et lihtsalt kellegi lihtsalt komme. Aga Xi'anis on ainult juba 2 korda inimesed on õuna söömas. Siis kõigepealt koorib nagu täiesti hoone ära, selle koore. Nagu kartulit põhimõtteliselt nagu kooriks maha ja siis hakkab sööma. Et just see koorik siin on kas nii saastunud või lihtsalt kellegi maitsesse. Ja teine asi on see, et politsei jaoskondi on ka tänava peal põhimõtteliselt mingi bussiga, nagu mikrobussid, keskmisest on nagu suuremad ja peal on politsei ja siis on nagu põhimõtteliselt kontor. Seda Pekingis buss oli, aga siin bussiga politsei jaaskondi peale police station kirjutatud, et suhteliselt asja seal ei olnud, et siin võib-olla on need hoonestus võib-olla ei sobi nendele politseile, et parem on olla tänava peal. Ja et 3. repliik on see, et signaal tundub nagu siuke, et igal lähel on see kohe näpus kogu aeg vajutada, aga signaal kui selline on siin mõeldud majustuseks, et nagu rattal on kell, lased kella, et sa ei pea nagu kellegi mingi hoiatama või mingi ohtu ohu eest nagu märk on, või lihtsalt nagu rattal on kell, lased kella ja siis teavad, et tuleb mööda. Ja siis põhimõtteliselt saab